Need ligi 500 anaboolse steroiditabletti avastati Tallinna vanglasse pikaajalisele kokkusaamisele tulnud naisterahva juurest. Tegemist on äärmiselt suure kogusega. Kõik selliselt vanglasse sisenenud inimesed otsitakse korralikult läbi, kuid paraku masinad midagi iseäralikku ei näidanud. Kahtlus tekkis hoopis hiljem. Need pildid, salvestised, mis selle konkreetse isiku vanglasse sisenemisel talletati, siis seal midagi kummalist või sellist, mis ei oleks pidanud olema, ei tuvastatud ja kokkusaamise toas siis tuvastati prügikastis kondoomid, mis viitavad, et neid kondoome võib olla kasutatud keha õõnsusesse peitmiseks. Selleks ajaks veel kinni peetavad selles toas ei olnud. Sellised tabletid on vanglas kindlasti ka väga hea tuluteenimise allikas, kuigi tegemist on tablettidega, mis mingit kaifi ei tekita. Üks asi on lihasmassi kasvatamine, mida kinni peetavad vanglas on. Ei saa päris nii palju trenni teha, samas kokkusaamisele, nimetame siis mulje avaldamiseks elukaaslasega minnes ja välja näha ja enesetunne ka endal muljet avaldada. Ja teine asi, mis kindlasti on äri. Kinnipeetavate fantaasia on loomulikult piiritu. Steroid on üritatud sisse tuua näiteks kannaviilis. Viil on ka hea näide näiteks mälukaartide sisse toimetamiseks. Rääkimata raamatutest, kuhu vahel on hea erinevaid asju kleepida, nagu näiteks nikotiiniplaastrid. Kõige lihtsam viis, kuidas vanglasse keelatud asju sisse tuuakse, on kirja teel, aga vangid on läinud veelgi kavalamaks ja nüüd üks näide sellest, mida välja mõeldakse selleks, et keelatud asju kinnipidamisasutusse tuua. Nimelt ühel momendil tekkis olukord, kus eluosakonnas avastati narkojoobes kinnipeetav. Seal samas aga sai teine kinnipeetav üledoosi. Narkootikumid saabusid vanglasse pakiga, kus olid sokid. Jah, selle konkreetse näite puhul siis immutatud sokid siis tuvastati, et kinnipeetav on joobetunnustega ja siis üks oli ka juba mineku ääre peal, aidati ellu tagasi ja siis ühe isiku suust leiti siis sokitükk, mis viitab ja ekspertiis muidugi tuvastas, et nende isikute organismis oli narkootiline psühhotroopne aine. Nii et lussutavad sokke, lussutavad riideesemi. Jah, et kinnipeetavad on leidlikud. Siinkohal tuleks meelde tuletada, et keelatud ainete, eelkõige narkootikumine ja toimetamine vanglas on kriminaalselt karistatav. Väärteokorras on karistatav muude keelatud ainete sissetoomine. Eelmisel aastal avastati 40 sellist juhtumit, 18 puhul alustati kriminaalmenetlust.